Okei, lähme vaatame, onju. Sinna, siis lähme lottemajja. Siis lähme siia, sellepärast et siin on see liumägi. Marjelle, kas sul on tuju hea? Ma ei ole seda. Katsu. Ei ole kasutanud väga. Ai. 2, 3, 4 istet. Käisin Simoga Tallinnas. Siin on päris palju sööki ka. On jah? Mingi tuttava juurde läksime, siis läksime proovima seda, ja küll ma proovin seda, ja siis kui sa ütlesid, et ostame ära. Istu natuke tahapoole. Mulle ei meeldi. No kus me oleme, Meribella? Näed, siin on parkla, siia saab ka autot. Ja siia saavad need, kes majad on võtnud. Tere! Need kübaratega. Jaa. Meile ka või? Jaa. Täname. Te olete nii lahedad ühtekad kõik ja... Mis te plaks vannate? Plaks. Sina Te olete harjutanud seda plaksvutamist, on ju? No vinge. Seda rebapõnu ei maksa karta, ta on palju vinge. Buongiorno! Näe, vaata kui sõbralik, ega ta ei näkpa. Mis see? Mina või? Te olete kõik lause nagu ühest mastist, jah? Uudised, tulge kõik staadionile. Staadionile lähevad väga toredad mängud. Tulge kõik staadioni. Ei või olla. Kõik on ühtemoodi. Te olete vist sugulased. Ei, me oleme õed. Jaa, te ei ole sugulased, te olete õed. Muidugi, kuidas ma kohe aru ei saanud. No tore, sina tundub, et oled neist kõige vanem. Jah. Mina olen... Me oleme katsikud. Sina oled katsikud. Ja need on üksikud. Te olete üksikud ja sina oled kõige noorem õde. Nii tore, aga kas teate, kes mina olen või? Ei. Mina olen Ämm. Tere, kui vahva tegelane. See on rääbik. On. Sul ei ole nime Silvi või? Ma ei ole veel ämm. Ma võin varsti ämmata. Ämmale Missuguse jänesed? Mulle andis. Kes? No mõtle, kes see tuleb. Vaata, kes selle jooksuga tuleb sulle. Ütle nüüd mulle, mis su issi nimi on? Mis on issi nimi? Taavi. Tugevat õhiga kahe Ikka, aga, jah? ikka, Lõpust endiselt. Y-kuga. Veel ei ole nii moodne. Panen Y-kuga nüüd. No pane. Väga ilus. Aitäh. Ja mis su õdede nimed on? Kas teie ka kuulsite, jah? Kuulsime, ma sain omale uue sõbra. Jaa. Ilusate tütarde veel ilusamena. Nemad üksinda üldse hakkama ei saa. Ega järred siis hakkavad teinama. Kõige rohkem. Nokivad ninaga juba palju. Kuhu näed? Silmanukast. Taipel hakkavad kohe spordimängud. Kõik Lotte-Bruno, Albert Roosi kõik on näha. Kermas Jaak oli ka või? Ei! Aga meeldis ta maja? Kas jänes läks mõõda? Jänes pani mulle rinnasildi. Näita. Spordipäevale. Palun. See on küll vahva kava.
tuhanded mu ümber, kuid ikka juhuks veel kord heita linna elada, veel kord mängsi rõhutanus maa. Kivi alul riides vaikse valgust veris, sellest kõigest osad maa. Veel kord heita linna elada, veel kord mängsi rõhutanus maa. Meeldis? Põlve katki, jah. Siis tegime puhtaks, panime plaastri peale, jah? Haigi korda. Väga tore, kas tohib üle vaadata? On vaja üle vaadata? On vaja üle vaadata. On täitsa terveks saanud. Vabandasin eemalt. Teil peaksite kõik arstid olema. Proovite. Kohe. Vaata, täitsa arsti nägu. Nii, vaatame siit järgmise. Arsti saab. On ju täitsa arsti nägu. Jaa, nii, sina ka. Sinna tapale. Väga järgmine ja temast saab kindla peale lastearst. Kindla peale lastearst. Proovid ka või? No proovi. Ja lastekuba küll. Tema soovib praegu koristajaks saada. Talle meeldib koristada. Väga ilus amet. Tead, arstid peavad ka koristama. Ühendada kaks asja. Jaa. Tema tahab koristada. Arstil peab kõik kogu aeg puberteedi haiguse kohta. No nii. Seal aitab ainult mõistmine. Teineteise mõistmine. Vastastikune mõistmine. Asjale tuleb läheneda maru rahulikult. Jah, häält ära tõsta. Ära üldse midagi väga... Säilita rahu. Jah, säilita rahu, aga see käib vastupidi ka. Et tema ka üritab mõista. Ja vaat niimoodi saab väga hästi sellest läbi tuldud. Ma ütlen, see puberteedi haigus pole üldse nii hull haigus, aga sellesse suhtutakse teatava sellise kartuse ja eelarvamusega. Seda olen ma märganud. No võt. Endal ka väike hirm nahas juba. Tuli kanna näkku peale või? Kohe tuli. Nii hirmus. Sul muidugi 4 tütart ka, jah. Eks siis ma panen muretsema võib-olla tõesti. Aga võt. Sul tuli jänes ja näkku. Ja. Metsast mõtlen. Siis teate, mida saab metsast teha või? Julia ka. Seeni korjata, aga teate, metsas saab karjuda, sest keegi ei kuule teid. Ei no metsas karjuda. See nii nagu see teeb seal. Metsas saab veel kõvemini karjuda. Metsas karjuvad veel kõvemini. Teate, teeme nüüd matku, teeme kõvemini. Aga jah. Allele, Kiko, Ponga. Amassa. Ealo. Aga teate, need metslased seal karjusid nii kõvasti, et teil võttis lausa põlvist mõrgaks, teate. Aga nüüd me teeme viimast korda, aga hästi kõvasti. Amassa! Ealo. Väga hästi. Kas mina võin järgmise mängu teha? No tee muidugi üks mäng. Selleks teeme ringi pooleks ja moodustame 2 rivi. Üks rivi tuleb siia, käe alla, niimoodi. Ja teine rivi tuleb, Benita, tule seisa siia. Tule jooksuga. Nii, ja teine rivi tuleb siia, Benita, käe alla, eks ole? Nii, ja nägudega vastamisi. Tule seisa siia. Väga tublid. Ja siia poole võib ka veel tulla. Ei, võib juhtuda õnnetus. Mine pane hoopis. Saske. Anna muia. Ei, sina ei hoiaks nädud ära. Nii, teate, meie hakkame mängima mängu Varesed ja Varblased. Ja see on väga tore mäng. Väga tubli. Mati, mis häält teevad varblased? Nii, teate, nüüd mina mängujuht. Kui mina ütlen, et lendu lähevad varesed, siis varesed hakkavad püüdma varblaseid. Ja kui ma ütlen, et lendu lähevad varblased, siis hakkavad varblased püüdma vareseid. Ja teie ülesanne on
Teie ülesanne on joosta sinna oma selja taha sinna punasele alale. Kas midagi? Nii, teie võtke ka sirgerivi. Koolis olete käinud, joonlaud olete näinud? Lähevad. Varblased! Armsad sõbrad, nüüd kelle varblased kinni püüdsid, need tulevad lisanduvad varblastele, aga vaatame, kui väheseks jäi vareseid. Lendu lähevad. Varesed! Väga tublid varesed jälle siiapoole, varblased siiapoole. Jälle ka. Väga tublid. Aga mis nüüd saab? Vedas teil. Tublid olete. Alge joone taha. Nii, kõik siia gruppi. Nii. Teate, enne maratoni tuleb teha üks väike soojendus ka. Muidu võib lihastele haiget teha. Nii. Esimese harjutusena teeme natuke pearingi. Ja teistpidi. No nii. Teeme nüüd tuuleveskid, niimoodi raputame käsi ka, siis teeb kõik pea tuleks. Väga hästi. Nüüd teeme siuksed suured puusaringid. Suured. Ja teeme teistpidi ka muidugi. Ja teeme nüüd siuksed põlveringid. Suured. Ja teistpidi ka. Ja pöiad ja randmed ka. Nii, ja teine pöid. Teate, mulle Paula rääkis, et sõrmed tuleb kasvajad teha. Paula, kuidas me teeme seda? Nagu klaverit mängiks niimoodi. Nii, väga hästi. Aga teate, maratonil on 3 tähtsat reeglit. Esimene, kõige tähtsam reegel on see, ja palun. No see on üks reeglitest, aga esimene ja kõige tähtsam reegel on see, et mina olen alati kõige esimene. Number 1, tal on kirjas siin number 1, nagu te lähete lugeda, number 1. Aga teate miks? See on sellepärast, et kui teie must mööda lähete, siis teie ei tea ju, kui joosta tuleb, sest ainult mina tean seda maratoni teed, on ju. Nii et teeme nii, et kõik on minust selja taga ja mina olen kõige ees. Nii. Teine kõige tähtsam reegel. Benita. Benita on kõige taga. Näita enda selga, Benita. Vaadake. Kui te näete Benita selga, siis te hüüate Benita, oota mind järele. Ja siis ta tuleb ja päästab teid tagant ära. Väga hästi. Nii. Ja kolmas kõige tähtsam reegel. Teeme nii, et me kedagi ei nügi ega ei sogi. Sest muidu võib kukkuda ja väga haiget saada. Kui mina ütlen A, ütled sina Aadu ja Albert. Aadu ja Albert! Aadu ja Albert! Paps, sina ka nüüd? Mina või? R. Kui mina ütlen R, ütled sina roheline rebane. R, roheline rebane! R, roheline rebane. Kui mina ütlen T, ütled sina taevas on sinine. T, Taevas on sinine. T, taevas on sinine. Edasi, edasi, sammu. Maraton on tipp-topp, hip-hop, hip-hop. Maraton on tipp-topp, hip-hop, hip-hop. Maraton on tipp-topp. Nii, Benita paistab. Väga hästi. Nii. Viimast jõuab ka kohe. Nii. Kas teie teate, kuhu oleme meie jõudnud? Linnupesade juurde. Väga õige. Vaadake, siin on nii palju erinevaid linde, vaadake. Mis te arvate, mis häält teeb ööbik? Kohe vaatame, mis häält teeb ööbik.
oot, vaatame ööbikut enne. Vaat niimoodi, kuulsite? Niimoodi teeb ööbik. Aga vaadake nüüd, siin on siuke huvitav link, kelle nimi on Kuuluranna rabistaja. Huvitav, mis sealt tema teeb? Rabistab, kohe kuulame. See on päris naljakas välja tead. Aga mina arvan, et läheme oma maratoniga ikka jälle edasi. Ei seisa keski tagasi. Edasi, ei sammu keski tagasi. See on kaev ja siin kaevus elab kaevuvana. Kaevuvana on hästi tark. Ja teate, vaadake, ärge siia kaevu kukkuge. Talt saab kõike küsida, ta teab kõike. Vaata, küsime talt, et kaevuvana, mis me teeme peale maratoni? Me peame tegema emmele sain peale maratoni. Aga meie jookseme ka ikka edasi. Edasi, keski tagasi. Ja kas te teate, mis ta leiutas? Korstna, väga hästi. Aga kas te teate, milleks ta selle korstna leiutas või? Väga hästi, aga teate, see on nagu põhimõtteliselt õige vastus. Aga see on vaata sellepärast, et varem kui tost tuppa tuli, olid kõik pannkoogid tahmased. Vaadake, aga tahmased pannkoogid, neid ei maitse ju nii hästi kui mitte tahmased pannkoogid. Selleks ta tegigi korstna, et pannkoogid ei oleks tahmased. Ja nüüd me söömegi väga häid pannkooke tänu Mottole. Aga meie ikka edasi. Kas teie teate, kuhu oleme meie nüüd jõudnud? Me oleme jõudnud See on lennumasin, väga õige. See on Oskari leiutatud lennumasin. Aga kas teie teate, kus nad sellega käisid? Jaa, nad käisid Jaapanis, väga õige. Nad käisid Jaapanis judovõistlustel koos Lotte, Bruno ja Albertiga. Ja mis sa arvad, mitmendaks nad jäid? Esimeseks. Väga õige, esimeseks. Ja aga nüüd meie aga ikka jookseme edasi. Hästi, väga hea. Kuidas sul, Albert, läinud on? Hästi, väga hea. Killu sõnul on ka hästi läinud, jah? No väga hea. Kas te olete väsinud ka natukene või? Sipa olete. Selleks, sõbrad. Paneme kõigepealt. Paneme käed siia sisse. Paneme käed siia sisse. Võtame peotäis vett ja viskame üles. Opa! Väga hea, saame ennast natukene nõutada. Aga sõbrad, kas ma olen teile juba jõudnud rääkida enda imetavasest leiutisest? Teate, mis see on? Ja just nimelt. Mina tegin, eks ole. Leiutaja. Aga vaadake, just täpselt. Vaadake, iga leiutise vajab vahepeal ka väikest uuenduskuuri. Nii, ja sestap olen mina teinud enda leiutisele uuenduskuurina häälkäskluse funktsiooni. Ja häälkäsklusfunktsioon on väga lihtne. Loeme 3 ning kõigepealt ütleme lasagne. Me varsti lähme kallis sinna. Siis see läheb kinni. Olete valmis? Jaa. Loeme 3. 1, 2, 3, lasagne! No näed, ma räägin, minule tootearendus käib, leiutist on vaja pidevalt arendada ja nüüd, et me selle tagasi tööle saaksime, on vaja öelda pasta. Olete valmis? 1, 2, 3, pasta! Vaadake, täpselt selline imetavane leiutis minulgi on ja kui teil on täna veel põlab, piske näpud, murdke, lisage endale veel näkku. Kõik on väga mõnus, aga nüüd maraton läheb edasi! Mis teie mäletate? Mis oli meie maratoni esimene reegel? Et minust ette ei jookse, aga see on ju finišikoridor. Siin jookseme kõik nii kiiresti kui suudame. Nii et läheks! Kõik on tulnud külla meile siia. Oi!
Patsu. Ai. Tubli, Patsu. talle müts pähe. Tubli, Marielle. Võta müts. Pane müts pähe. Ma olin kõige esimene, kõigest tähtsam. Tubli, pange mütsid, väike on Nii, midagi. ja nüüd läbi jätsi Oota. ta ütles täna, et ta sõi brokolit teile ja sellepärast tal on nüüd hambus auk. Ahah. on ja hammas ehmatas tüki välja. aga ma emmale ütlesin enne, et ta tooks mulle neid rohelisi komme. rohelised kommeid on tervislikud. siis ta paneb nätsu augu sisse. ta ei Abel ei julge öelda, ta ei taha, et ta puurib. ma ei taha, et ta puuriks ja see puur teeb mulle, Tubli. et ma patsutamist ei pea üldse kartma. ja mina näiteks harjutan patsutamist hommikul juba ärkamisega ja siis lähen lõuna peale üle ja õhtul plaksutan ja patsutan ka. Vaat, kus teevad trenni. Asend on juba õige. Tahad proovida või? Tule, Marielle, istu ka. Selili. Annad, jah? Pane nokes maha. No, Selili. Oi, jumal. Tubli. Väga tubli. Näed, kohe teeb trenni. Tubli, jõudu on. No proovi, näita. Maribel, väga hästi tuleb teil mäng välja. Oi. Oi, kui tugev, Marielle. Esimene. Võitjad. Issi, vaata nüüd. Oi, jumal, kus sa selle panid? Siin on. Oi, sa jõuad. Muskli. No aga kas emme ka jõuab Ja või? nüüd oled esimene. Aga emme? Oi, ei olegi jõusaali vaja minna. Proovi kaasa laulda, vaata sen. Proovi Isabelle ka. Tublit, see on jõudu sul, Marielle. Lähme vaatame, kus teised on, tule. Heia, heia. Kas tuleb pannkooke või? No näita, proovi ka Isabella. Oota, mis nad kätte saab? Tule sülle, siis sa näed. Tule sülle, siis sa näed. Pannkook. Lähme nüüd sina. Pannkoogi või? Kas sa kala ei saanudki või? Kas kala ei ole? Marielle. Märjaks või? Proovi, kas on külm vesi? Katsume. Katsu. Oi, kui mõnus värske. Me korjasime siin midagi, me jooksime ära, siit läks see. Jah. Marielle, lähme võtame jäätist või? Näed, mine otsa sinna emme juurde. No kaunitar, kas sa võtad ka või? Tostiga ja siis on 4 €. Sa ka võtad või? Said.
vaata. Väga hea. Anna veel keesutab teile luuletuse. Aga kuna ma olen nii antekalt jänes, siis ma võin teha luuletuse ükskõik millest. Kes ütleb, millest luuletus tuleb? Ütelge üks sõna. emme ise ei tule istuma, las lapsed. On veel midagi pakkumisi või? Midagi raskemat. Isegi külmkapp sobib. Külmkapp sobib. Nii. ole seal. Külmkappal teeb, mis elu meil rõõmsaks teeb. Külmkapp on see, mis saatusest parem on veel. Kui külmkapiga me enam ei mängi, võib maailm kukkuda kokku. Viib meil külmkapp õhtul unele ja juhatab sängi. Külmkapp meid kõiki toob kokku. Sügava mõtteline. Palun, järgi. Ette kukesed või kärbesed seent ja kättused. Palun aita! Las ta olla see must. Täitsa maailma ei või! Las ta olla see. Kallise Mihkele, kirjutad sulle nüüd juba 40 korda. Tere, Ove! Tere, Mihkele! Ove! Oi, mida puber? Ove! Ma tahtsin! Ove! Ma tahtsin! Ma tahtsin! Oota, Mihkel, praegust mul ei ole tõesti üldse aega. Vaata, mul on siin uue ravimi katsetus pooleli ja siin peab kõik grammi pealt klappima. Ja ega seda igaüks ei oska. Näiteks, võtan telefoni, küsin, et teie teate, kuidas grammid klappima saada või? Ei tea. Aga mis te seal telefoni toru otsas arvate? Et ravimi tegemine on nagu pudru keetmine või? Et oih, läks natuke liiga palju soola, paned aga suhkrut juurde. See... Mihkel, mis sa tahtsid? Ma tahtsin rääkida. Rääkida? Jaa. Jaa, räägime. Räägime. Millest me räägime? No Vellefta. Sellest? Ei, meie pulmadest, aga siis ei mäleta enam. Eelmine kord, kui rääkime, siis olid nõus küll nagu. Ega ma ümber pole mõelnud. Ei ole, Mihkel, kus sa sellega, aga praegu tõesti ei ole aega. Vaadake, need Seeneküla konnad jäid jälle haigeks. Ja ma lubasin neile selle vastu ravimi teha. Ove, Seeneküla konnad on ju kogu aeg haiged. On jah. Istuvad ja peavad oma peenis. Õudne lugu, ma ütlen. Vaata, Mihkel, sul on täitsa õigus. Kärbese seente söömisest see haigus tulebki. Aga lapsed, kas kärbse seeni tohib süüa? Väga tublid, ei tohi. Ja kui seente võib minna sama hullusti kui konnadel. Vaadake, alguses teil valutas ainult kõste. Aga nüüd neil valutavad kõrvad ka. Kõrvad ka? Need kõrvad, need valutavad need kindlalt sellepärast, et nad lihtsalt ei jaksa seda loba välja kuulata, mis nad ise suust välja ajavad. Kui liiga palju kärbseseeni jälle söönud? Mihkel, sul on õigus nagu alati. Ja, täpselt nagu sina ütlesid, kõik algab põhjusest. Aga seal on tagajärg juba käes. Ja ma lubasin neid aidata. Ove, ma lubasin ju mulle ka. Mis sul valutavad ka kõrvad või? Kõrvad, süda. Oi, seda on tõsine lugu. Kohe kuulan üle. Ongi tõsine. Kas me nüüd teeme pulmad või mitte? Jaa, pulmad ikka, meie teeme pulmad ja me teeme. Aga mis me siis ootame siin ikka veel? Oota, Mihkel, ega tegelikult nagu ei peakski väga ootama, aga vaata. Praegu tõesti ei ole üldse aega. Sellepärast, et tegelikult mul on üldsegi 2 ravimit vaja teha. Jaa, üks on see kõrvarohi ja siis natukene nagu on üks peavalu, natuke nagu ka... Aga laps peavalu oota. Mihkel, rollikene, minu ei saa minna patsiendi juurde ja öelda, et kuule, sul see peavalu nagu veits kannatab oodata või ma tahaks pulmi pidada. Aga meil on ju ka õigus pulmi pidada. On või? Jaa, ma lähen nüüd, ma lähen jalutan üksinda. Ja
Fiib, ma tulen tagasi ka ära, sa muretse. Aga Fiib, vot Fiib, ma ütlen mulle, kas me teeme pulmat või ei tee. Ja mitte Fiib, kui need konnad terved on, vaid enne. Mikkel nüüd läheb. Tšau. Mikkel ei! Nüüd on solvus ka veel jälle. Aga tegelikult vaadake, käi niimoodi, et mina olen arste ja arst peab ikkagi patsiente ravima. Aga tõesti, mille ma lõpuks pulmad siis ära teen? Tšau, Anette! Kuidas oli? Tulete? Mine sinu! Lähme meele! No näe. Tubli, Marielle! Oled ka all? Võta Liina kaasa. Niisuguse tempoga tulid alla. Jaa, ma teen liigu. Oota, Simo, ma tulen sinuga. Oota, mine natuke ette. Oota. Ja lähme. Oh, jumal! Oi! Pikk liuk! Veel, mine ruttu! Jumalal ette! Sa paned rajalt välja niimoodi. Tahtis üle visata? Liisu, kus sa käisid? Tahtsid juugu õnnega või? Mine veel. Läheb, jah? Tule veel. Oota, ära käsi pane. Läheb veel, emme saab ka lõbutseda. Oi, Marielluska. Tegite rongi või? No räägi. Võin sinuga teha ühe sõidu. Me võime minna. Mulle... Jääme kinni. Oli vahva. Teen veel ühe korra. Oli kiire oli või? Aitab küll, Liisu. Isabella sai ka sõidu. Oli kiire sõit või? Tippa-tappa. Hüppad alla või? Kivikujuks. Oi, aga kuidas me Bruno tagasi saame? Kas teie oskate aidata? Vajuta. Ei töötanud. Oi, omaks sain. Aitäh. Me peame selle ära peitma. Kas te aitate mind selle ära peita või? Heidame selle kusagile ära. Heidame ära. Heidame selle siia. Arvad, seal on parem koht. No tule siia poole. Ja teeme talle niimoodi. Aioki kikkoja. Aioki kikkoja. Aioki kikkoja. Aioki kikkoja. Aioki kikkoja. Ja nüüd jäägu siia. Istu. Vot, ära peitsime. Nüüd on ootlikult kivist lahti saadud. Jah. Urjed heisata! Ära loobi mütsi, kallikene.
rohkem sa ei tule ülespoole, Marielle. Ankur on nüüd üleval. Väga äge. Lähme sinna laevukisse, vaata, kus saab lennata. Lähme vaata. Oskar ehitas. Just selleks puhuks, et viia ära üks mesilane. Kaotasin üks meie. Kas te teate su suumu? Jaa. minule su soomu väga meeldis, sellepärast et ta õpetas mulle kõike, mida ma tean oma aia kohta. Olid tark või? Ma olen näinud Lotte mutikatest, et see vaata roosi sünnitamise osas oli nii. Oli jah? Ta oli veel nii pisike. Ta oli nii pisike, aga kohe läks Lottega seiklema. Ja tõukerattaga läks ja näitas kõigile. Aga see oli joonistatud. Jah. Äkki olen mina ka joonistanud? Äkki olen sina ka joonistanud? Ei, vaadake, pole päris tavaliselt. Vaata, kui tore, teil on need ühe sellised särgid. Peaaegu kõik. Need on üle. Ma arvan, et mahub küll, jah. Tema siin on tagumine. Kas keegi tahab veel tulla? Lähme reisile või? Lähme siia. Ma ei näe midagi. Oota, kohe tuleb. Äkki me näeme emmet ka. Praegu me oleme veel maa peal. Ossa. No kus sa roolid? Päris hea. Vastu pead ei saaks. Roolid ise paned omale lahkada, sellega on päris valus ju. See peaks silt olema, et ära seisa. Kiiresti. Mine hüppa taha. Kuule siin ka. Ei, ma lähme nüüd loosi. Mida te loodate saada? Hei, tšau! Ükskõik mida. Hei, tšau, Aneta! Ma võin saada mingi nimi. Ma näitan teile, et see on minu puhul. Olge tugev. Juba sinu oma? Jaa. See on ta issi oma. See on Arve. Ei, see. Bruno. Ei ole. See on minu puhul. Vaadake nüüd. Vaadake. Nii. Alberti koor. On ju? Ei ole. See on raske. Sa lähed ju? Ei nagu tagasi. Jaa. Oota. Kohe aitan. Oi. Nii. Kohe lähme. Jaa, tšau. Tulen. Ma tulen kohe sinu juurde. Nii, lükkame sind siia. Nii, hoia kinni.
on suurem. Laulu on Aga hästi tuleb välja, näete. Lased sealt rippu või? Ma tahan seda. No proovi, lase rippu ja mine siis. Väga tubli. Väga ilusti ripud. Kohe oledki lõpus. Väga äge. Super tubli oled. Mine sealt edasi, Anette, vaata. Rada läheb edasi. Tulen sulle appi. Väisin ära. Väga tubli. Näed, väga hästi tuleb välja. Veel natukene. Paar pulka veel. Pulka veel. Nii, kohe ongi kõik. Saad jalad peale panna. Kohe on kõik meri peal. Kohe. Jalg peale. Nägid, väga tubli oled. See aasta tegid ära. Tubli oled, kallis. No on peh. No aga tule, vaata, sa ei ukerda. Jaa, oi, kus sa oled? Uhke maja sul on ju. See on ühele inimesele. Terrassi peal. Oleks vaja ka sellist kahe. Tere, Roosi. Sinnapoole. Mariella, tule palun. Siia lava ette, sealt tulevad juba Mati ja Benita. Ja nüüd vajuta kõvasti. Mulksub, jah? Ja Pulma kontserdil, sõbrad, tuli kõik lähemale. Esimese laulumehe tänasel kontserdil teevad meie õpehääled Paula Kass ja Julian Rebane. Ja nemad laulavad meile sellise laulu nagu Šubidubi parapaa. See tähendab seda, et kõik saame kaasa tantsida ja kindlasti ka varsti kaasa laulda. Aplaus! Palju õnne teile! Aitäh, suur tänu teile! See on Šubidubi parapaa. Hommikul sa silmad lahti kohe löö, kui kärbes jaak on haaras pilli oma möö. Ärata sa üles teisel magaja, sest koor on juba kogunemas. Lauluvaid küssalai ei puudu jääga, vanimaid on viise meil siin kitsas nii Aasias kui Afrikas. Olgu sa sokkan hästi pärs. Palju õnne! Aitäh! Mina olen abielus vaata emaga. Palju õnne! Oleme jõudnud randa, abieluranda. Peagi läinud suslikka, peagi otsad seal on algamaa. Lauluvali küssalai ei puudu jääga, vanimaist on viise meil siin Eestist nii Aasias kui Afrikas. Olgu sa sokran, ante vass, ole sa jänes koermikas. Laulab kaasa meiega, Šubidubi parapaa. Ja nüüd on tantsupäev.
meeldib. Jalad vastu teed, kui seal kõrvast pilis, sa välhar kaasuvi, küla täitu mustiga, tantsuvi mustiga. Heia, heia, koko, heia, heia, koko, heia, heia, koko, siis me laulame. Hei, heia, heia, koko, heia, 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 koko, siis me täies on. Elvod ikka juuksed mõtlevad, poistel pilgud säravad, tatsu poosi mõlta sammivad meie rapp. Heia, heia, koko, heia, heia, koko, heia, heia, koko, siis me laulame. Hei, heia, heia, koko, heia, 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 koko, siis me täies on. Ja tatsu paus! Oled sina paranoon, siit mõni randistoon, kõigid sõnad ammu head, laulan kaasa kui neid hea. Heia, heia, koko, heia, heia, koko, heia, heia, koko, siit mõni laulame. Hei, heia, heia, koko, heia, 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 koko, siit me täies on. Täies on. Päris hea silma. Siin sajab, et niimoodi tilgub, aga ei. Ühesõnaga, lavale tulevad Klaus, Roosi, Albert ja laulavad meile laulu 100 alla, aplaus! Kus neil noortel nii kiire on kogu aeg? Meil on taas mõnus soe. Tuuas tuuleke ja maa on porine. Aga meie tantsime lihtsasti ilma vihane. 100 alla, kalla, 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 millist aega ja maa. 100 nii kaua kuni vaja meie kohta me tantsida. Naine ei pahused ja anna käed on jahused. Aga koop on nüüd siis, kui kõlab meie lauluviis. Sussi sahista ja paksi ei kallista. Vaene sajad, nüüd on kallistusi juurde vaja. 100 alla, kalla, 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 millist aega ja maa. 100 nii kaua kuni vaja meie toassa me tantsida. Veel kord! 100 alla, kalla, 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 millist aega ja maa. 100 nii kaua kuni vaja meie toassa me tantsida. Oi, jah! No nii, teen see viimalaul, loodame, et vihma täna sadama ei hakka, sest Helmut ütles, me oleme peale. Ja tehke meile, et laulmine nimeks on Ma olen siga! Ja just täpselt, see on meie pere lemmiklaul igatahes. Muusika! Ma olen siga, mulle meeldib paljas sõda. Meie pere elas meres meil paljas sõda pere. Ma olen siga, mul ei ole miski viga. Aga märgab patja taluda ei taha maa. Sigaduste päevad läbi ja leeviad on lahäbi. Elan oma elu nii, kuis tahan ma. Ma olen siga, mulle meeldib paljas sõda. Meie pere elas meres meil paljas sõda pere. Ma olen siga, mul ei ole miski viga. Aga märgab patja taluda ei taha ma. Aga märgab patja taluda ei taha ma. Aitäh teile! Nii tubleid esinesid ka tädi Hävele ja onu Mihklile. Aga kuna mina olen nii suur ja tähtis jänes nagu Adalbert ja ma olen täitsa peremees, täna olin pulma peremees, kodus olen peremees,
siis mina esitan teile koos oma hea sõbra Helmuti ja sõbranna Juliaga laulukese Peremees Adalbert. Ma nüüd lähen lavale. Juliat ma ei näe. Ma tulen. Mina laulan rea ette, teie laulate rea järgi. Leiutate külas värvilises majas. Leiutate külas värvilises majas. Elavad jänesed, Aadu on neil peremees. Elavad jänesed, Aadu on neil peremees. Tema palju nalja teeb, naerab ka jänesmees. Tema palju nalja teeb, naerab ka jänesmees. Nüüd Aadut kiidame ja talle laulame. Mulmaad ja palju õnne ja Mihkel. Aadul meeldib tantsida, külateedel vantsida. Aadul meeldib tantsida, külateedel vantsida. Vabal laval lõritab, oma pere armastab. Vabal laval lõritab, oma pere armastab. Oskari kuuri valvata, oma kulli pilguga. Oskari kuuri valvata, oma kulli pilguga. Leiutate külas värvilises majas. Leiutate külas värvilises majas. Elavad jänesed, Aadu on neil peremees. Elavad jänesed, Aadu on neil peremees. Tema palju nalja teeb, naerab ka jänesmees. Tema palju nalja teeb, naerab ka jänesmees. Jälle Aadut kiidame ja talle laulame. Kõik poisid ja mehed teevad niimoodi. Adalbert. Laske käia mehed. Need rokkod. Adalbert. 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 Selle mida. Adalbert. Teie Adalbert. Adalbert. Teie saate kila. Adalbert. Adalbert. Pulvavanem. Adalbert. Kelle isa. Adalbert. Ja kõike muud. Adalbert. Hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho. Aitäh teile, sõbrad! Tublida peale vastu! Mida peale? Vaat mis selline vahva ja ilus laul minu poolt esitatud, aga Giovanni Rebane, meie küla Itaalia Rebane. Juulia jalas, sellest saame me kohe järgmises laulus teada. Giovanni Rebane! Sa muidugi, Adalbert, kipud alati liialdama nagu ikka. Ei ole need Juulia jalas, lihtsalt leidsin ühed. Paneme peale. Kuhu minu püksid said, oi, jälle vastu näppe sain, ai. Kes on näinud näppajaid, minu pükste pätsajaid, kui nad veel kord kätte saan, teen teid kookimoosiga. Kuhu minu püksid said, oi, ai, jälle vastu näppe sain, ai. Enam pükse parajaid, pole kuskilt võtta vaid, tuleb vanad üles leida mulle. Vaat siuke lühike lauluke. Ära palun muredega ole üksinda. Kallis sõber, kui sa jagad oma koormat minuga, siis sul endal kergem kanda, tuju läheb rõõmsamaks.
kes südant kergendama peab. Isegi kui olen kaugel, kirja pane kõik need read. Igal pool ja iga kell. tore oli teie juures. ja teeme nii järgmise korrani.